Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Uuringute kohaselt teevad mehed kodus oluliselt vähem kodutöid kui naised. Meeste kodutöötus on üha kasvav probleem. Tihti on meestel kodus raskusi ka kõige väiksemate tööotste saamisega, sest enne kui mees märkab kodutöö tegemise võimalust, on naine tema eest juba kogu töö ära teinud. Ei aita ka töö otsimiskuulutuste panemine koduseintele. See on kaasa tulnud olukorra, kus pika ootamise peale sülle kukkunud töövõimalus kasutataksegi võimalikult põhjalikult ära. On palju juhuseid, kus lõpuks, kui mehel on avanenud võimalus näiteks prügiämber välja viia, siis kasutatakse sülle kukkunud juhus ära maksimaalses ulatuses ja ollakse selle ämbriga 2 nädalat kodust ära, sest kunagi ju ei tea, millal jälle kodutöid teha saab. Ja laiemalt, Siseministeerium ja Justiitsministeerium on välja töötanud määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangide ennetähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisele ka vangi sattumise üksikasju, kui inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest ennetähtaegselt vabastamine toob endaga kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused, tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, siis annab uus määrus politseinikele kuriteopaigalt täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallat sedasi, on viisakas, allub käskudele, ei ropenda ega ole tarvitanud alkoholi, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvat kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada, vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumise eest jälle varsti vabastatakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja meditsiiniteateid. Arstiabi koondumine ainult suurematesse linnadesse ei ole valitsuse pressiteate kohaselt läbimõtlematu samm. Pikem analüüs ja ka elanike endi tähelepanekud on näidanud, et maal on värske mõhk, puhtam elukeskkond ja võimalus aktiivselt vabas õhus liikuda suurem kui linnas. Ka üldine stressitase on oluliselt väiksem, mistõttu on näiteks maalapsed ka parema tervisega ega haigestu nii sageli kui linnalapsed, seega on neil ka arsti harvem vaja ja selle harva esineva vajaduse järele pole ka tülikas harva linna arstile sõita. Ka täiskasvanud inimeste koha pealt on palju maal elamise positiivseid näiteid. Näiteks saavad maainimesed läbi oluliselt väiksema sissetulekuga, paljud üldse ilma igasuguse sissetulekuta, seevastu linnades elavad inimesed rügavad ja teenivad suurt palka, kuid olulist kasu sellest ei ole. Ongi laiemalt õiglane, et maal, kus on inimesel niigi hea elada, on ka vähem riigiteenuseid kui tervist kahjustavas linnas. Ja lõpetuseks, Riigi Statistikakeskuse teadetel elab Eestis praegu 173 suurepärast inimest, 127 334 keskpärast ja 34 889 väikesepärast kodanikku. Ülejäänud inimestel on pära juba väga väike või puudub üldse. 12 000 inimest elas hädapäraste vahenditega. Uuring viidi läbi niisama igavuse pärast ja selleks oli spetsialistide sõnul ka päramine aeg. Eetris olid uudised.